Toome näiteks koolivägivalla. Ei ole ju nii, et on klassitäite 5 vägivallatsejaid. Seal on üksikud need, kes vägivallatsevad. Ja siis peamine probleem on see, et kõik ülejäänud on vait. Sest nad arvavad, et mis siis saab, kui ma nüüd sekkun ja ma olen näiteks järgmine. Lähisuhte vägivallaga võib olla umbes seesama hirm, et see läheb mööda. Ja siis on nagu jälle kõik hästi. Need asjad, mis üllatavad, on väga sageli seotud lastega. Ehk siis sa jälle näed seda neid juhtumeid, kus need lapsed on elanud aastaid, väga pikkasid aastaid, millistes tingimustes ja millise nagu vägivalla õhkkonnas. Isegi kui seda otsest vägivalda ei rakendata selle lapse peale, siis need juhtumid on sageli väga karmid, et kui sa vaatad seda kogu seda ajalugu ja mis on kõige halvem on see, et ühel hetkel me näeme seda last saamas täiskasvanuks ja siis ei ole tema enam see kõrvalseisja või ohver selles vägivallas, vaid siis hakkab tema enda kuritegelik taust kasvama ja arenema. Ja ma olen positiivselt üllatunud nendel juhtudel, kui ma näen, et on need lapsed, kes on nii tugeva iseloomuga ja nad tulevad sellest välja ja pööravad seda teistpidi.